poolt on tehtud ning on rõõm ja au avada Eesti Kõnnimisliidu poolt Eesti meistrivõistlused iluvõitlemise rühmkavades. Kohtunike tutvustuse teeme me jutthaaval, siis kui võistlustes tekivad väikesed pausid, sest muidu on meil kavas hilinema hakata, nii et kohtunikud ja kohtunike ülesanded ei jää tutvustamata, aga lähme kohe esimese võistlusklassi ning esimese võistkonna juurde. Kõigepealt stardib kõige rohkearvulisem võistlusklass, lasteklass ning palume võistlusplatsile Tartu Spordiselts Kalev Tiiva lasteklassi esimese võistkonna. See võistkond on oktoobris toimunud Eesti harikavõistluste võitjavõistkond. Eelmise aasta meistrivõistlustel saavutasid nad pronksmedalid ning ka on või Seni Moiseni koreograafia autorid Tiina Dolmov, Maria Tõnissaar. Palun! Ka hetke ebaõnnestumist on võimalik oluliselt parandada. Ning võistlusplatsile kutsume samuti kohtunikud soovivad korraks koguneda.
D1 Natalja Retšejeva, Diana Fedosenko, D2, kes hindavad elemente tasakaalud, hüpped ning pöörded ning tantsusamme. Aga aega on küps kutsuda võistlusplatsile teine võistkond, Tartu Rütmika Nurmenukud, palun! Nemad on praeguste võistkondade seas eriline võistkond selle poolest, et nende põhiala ei ole iluvõimlemine, vaid põhiala neil on hoopiski rühmvõimlemine, kuid käesoleval aastal teevad kaasa ka iluvõimlemise vahendiga rühmkavades. Rühm on koos treeninud 6 aastat, aga seda siis eelkõige rühmvõimlemist. Koreograafia autorid kaval on Liis Schütz ja Diana Laskova. Peatselt näeme teisel katsel. Kuni kohtunikud hindeid panevad, siis brigaadis D3 ning on Irina Stadik, D4 Larissa Gorgonova ja nende ülesanneks on hinnata ära koostööd ja riskid ehk tegelikult vahendiga rühmkavades see osa hindest, mis praegu kõige rohkem punkte toob. Kolmanda võistlusrühmana kutsun välja samuti Tartu spordiselts Kalev Tiiva lasteklassi teise võistkonna. Muusika on vokal, koreograafia autorid Tiina Tolmov, Maria Tõnissaar.
suur aitäh, tüdrukud! Ja võistlusplatsi äärde tulevad valmis lasteklassi esimene võistkond, mis Tallinnast pärit võimlemisklubist Bogdanova. Tegemist on suhteliselt värske klubiga, aasta tagasi asutatud klubiga ning rühmavade hooajas osalevad klubi võimlejad esimest aastat. Koreograafia autor on Olga Bogdanova ning muusika ringiliit Leo Kantatši-Tšatša. Oma 2018. aasta lasteklassi meistritiitlit tuleb kaitsma võimlemisklubi rütmika võistkond La La Land. Koreograafia autor Emilis Kõrnik ja muusika Nahve Teilson muusikafilmist La La Land. Sama kavaga natukene lihtsamas versioonis saadi eelmise aasta tiitel. Aplaus tüdrukutele julgustuseks selles kaitsmisteedele.
multifilmist Jääaeg. Jätkama kohtunike tutvustusega. E1 sildi taga istub Olga Bogdanova, E2 on Maria Tõnissaar ning nemad hindavad kava artistlikku poolt, seda ilupoolt, mida me näeme. Viimane kohtunike parkaad on 4-liikmeline, aga neid tutvustan ma järgmise võistluspausi ajal, sest praegu on käes kord Jaanika Tallinna lasteklassi võistkonna käes. Palun, koreograafia autor on treener Jutta Friider. Palun.
külastama minna. Platsi äärde tuleb juba valmistelema üks noorimaid lasteklassi võistkondi, kus enamik on 2010. Aasta tüdrukud. Aga üks hetk, oodake üks hetk enne, kui ma loa annan platsile tulla, kohtunikud panevad eelmisele hinda teha. Ja ootame võistlema võimeskonna rütmika rock'n'roll. Ja Brigitta Nõmsalu ning muusika on Jive Bunny and the Master Mixer. Palun! Ning võistlema kutsume Naava kaevuruspordikool FUET lasteklassi võistkonna. Koreograafia autor on Natalia Lešik Valgevenest ning muusika on Mustas muusika. Võistkond sellises koosseisus treenib koos alates septembrist käesoleval aastal.
Aitäh teile! Ning võistlema palume võimlemisklubi Elegance võistkonna Sunrise. Võistlustel saavutasid tüdrukud 3. koha. On kaasliikunud sõitnud ja järgi muusikale. Võistlema palume Narva Kaevuruspordikool Flatee rühma Raaduga. Koreograafia on loonud Jevgenia Kuznetsova, kavamuusika on Theme from Now.
Suur aitäh! Ning kuni kohtunikud hingeid panevad, tutvustame veel viimase tutvustamata brigaadi, kes hindab tehnilise täitmise täpsust ehk märkab ära kõik vead ning arvutab maha maksimaalsest 10 punktist ja need on kohtunikud E3 Julia Tjomuškina, E4 Diana Laskova, E5 Nina Tolnov ja E6 Ilona Aigro. Ning võistlema kutsume lasteklassi kõige noorema võistkonna Narva Kaevaru spordikool Floetee Kapilki. Kõik tüdrukud on sünniaastaga 2010 ja vähemalt registreerimisandmete järgi üks lausa 2011. Koreograafia autor on Olga Sõnnikova ja kalamuusika Ivan Kupala. Ning kohtunikel kava täitmist hindavatel kohtunikel palun koguneda.
kutsume võimlemisklubi Rütmika võistkonna Arriva. Tegemist oli eelmise aasta meistrivõistluste lasteklassi hõbedaklubbidega ning hõbeda said nad ka oktoobri keskel võimlemisliidu karikavõistlustel. Edu! Ning lasteklassi võistluse esimene võistlusring hakkab lõpule jõudma, jäänud on 2 võistkonda ning nendest esimene esindab võimlemisklubi Excite Dance lasteklassi. Koreograafiaautor on Larissa Kornova.
esimese võistlusringi viimane võistluskava Narva Paemuru spordikool VT rühmalt Plastotškin. Kava koreograafia autor on Natalja Sulko ja muusika Putting on the Ritz. Eelmisel aastal oli sama rühm meistrivõistlustel 4. kohal. Sellega on esimene võistlusring läbi ning täpselt kell 2 alustame teise võistlusringiga. Ja ongi aeg alustada lasteklassi
meistrivõistluste teise võistlusringiga ning taas meie ees Tartu spordiseltskonna võimlemisklubi Tiiva lasteklassi esimene võistkond. Palun! Need tulevad veel informatsiooni ja küsisime tüdrukutelt ka, et kui nad ei teeks ära, siis millist teist tahasid teha. Ning nende teiste kavade lemmikud on Elegantse Skada ning oma klubi juuniorite kava, aga samuti ka konkurendid Rütmikast Laalalandist on selline kava, mida hea meelega isegi teeks, aga praegu ikka oma kava ja võistsin, palun. Aitäh, tüdrukud, kõik vaatasid treeneri poole, kes kohtunike lavas istub, et nüüd tuli ju, eks. Ja kohtunikud saavad hinded kirja, aga võistlusplatsi juurde palun juba taas võimlemisklubi Rütmika nurmenukud. Ning meelde tuletuseks, et nemad siis põhialal on rühmvõitlejad ja huvina on nad üles andnud endale koos õudus- ja komöödiafilmide vaatamise. Publikult ootame ikka toetavat aplausi, võistluspäev on alles poole peal, ei saa olla publikulasi, mõelge, mida tüdrukud peavad tundma ja soovime edu!
samuti, kes seda suurt tööd teevad tüdrukutega, Hanna-Liis Schütz ja Diana Laskova. Ning teist võistlusringi tulevad võistlema Tartu spordiselts Kalev Tiiva lasteklassi teine võistkond. Palun! Nende suurimad võistlused on klubikaaslased, juuniorid samast klubist, kuid imetlust pälvib ka konkurentide kava, veebiviskutiga Rüpika, Arriba. Suur aitäh, tüdrukud! Rühm on selles koosseisus võistelnud juba 2 aastat ning rühma peamine treener on Kristel Langel. Ning võistlusväljakule on juba peaaegu astunud võimlemisklubi Bogdanova lasteklassi võistkond.